vaadata, mis nad tegema hakkavad, mingid kannud ja väetised vist on või mis pudelid, need on nagu limonaadipudelid. Sa, Vilma, oled ikka täiesti valesti aru saanud, need on väetisepudelid, need ei ole mingid limonaadid. No vaatame, küsime selle poisi käest, mis ta tegema hakkab. Jah, täna me teeme väetiselagust erinevate taimedele, et kõik taimed vajavad väetist, et paremini kasvada. Nende taimede peale me teeme biolaani mereväedu ekstrakti ja seal taimedele me teeme Green Topi väetist. Green Topi väetist meil läheb 20 milliliitri 1 liitri peale vett, sest kontsentratsioon on 1/50. Teeme siis lagust. Siin on mõõtetops. Siin on 20 milliliitri. Siin on mul 1 liiter vett. Paneme väetist. Segame natuke. Ja enne taimede väetamist tuleb ikkagi vaadata, et muld oleks niiske. Siin poolt on ilusti niiske ja siin on natuke kuiv. Me peame natuke niisutada, et juured ei põletaks. Ei põletaks need juured. Natuke kastame. Aga huvitav, nüüd ta tegi terve kannu täie, kas see kõik läheb ühele taimele? Ei, ühele taimele see ei lähe, see läheb 2 taime peale, sest 1 liiter meil olemas, 2 taime, siis jagame 8, tuleb 500 milliliitri. Ja siis kastame, väetame. Väetame ilusti servast. Huvitav, miks ta seda igast küljest niimoodi kallab? Mina kallaks küll kõik ühe korraga ühte kohta ära, ongi valmis. Ei, ühe kohta ei saa kallata, sest juurekaal peab olema tervelt niisutatud ja ilusti väetatud, et iga juur saaks väetise lahust. Huvitav, aga kui need on mõlemad looduslikud väetised, mis sa arvad, Vilma? Mille poolest nad siis erinevad? Mõlemad on ju looduslikud, et millest nad siis tehtud on? Jah, need on erineva koostisega. Üks on tehtud vihmausside kompostist, vermikompostist ja teine on biolaanväetis tehtud mereadru ekstraktist. Ja praegu me just teeme biolaani mereadru ekstrakti väetist. Ilusti vaatame kasutusjuhendi. Siin kirjutatud 1/3 mõõtekorgitäit 1 liitri peale. Siis korgitäit 1/3. Nii. Ja siin on mul 1 liiter vett. Jälle paneme ja segame. Aga huvitav, mitu korda siis tuleks üldse väetada? Kas me peame iga päev väetist andma või kord nädalas või hoopis mitme nädala tagant või kord kuus? Väetist tuleb anda umbes 1 kord 2 nädala jooksul. Umbes nii. Kui nüüd need
taimed niisugused on, kas nad seal potist välja ei kuku, et ma vaatan, et nad lähevad kangesti ühele poole kalduma ja teisele poole kalduma, et kas nad potist välja ei kuku? jah, aeg-ajalt on vaja potitaimed, potitomatit toestada, selleks võib kasutada erinevaid abivahendid, näiteks meil on niisugused kriitlikud, võib võtta erinevad oksad, paremini kasutada kriitlikud ja siis võtame, paneme kas nii, et ta oleks enam-vähem püsti. Et raskesti tõttu ta ei vajuks ühele poole. Kas need juurtele viga ei tee, kui sa sinna pulga topid? Juurtele me ikka teeme vigu, aga nad paranevad. Kuule, Veenus, vaata, siin on poti sees mingisugused taimed. Kas sa mäletad, üks nobedate näppudega poiss ju midagi lõikas nende taimede küljest ära ja pani sinna uuesti midagi külge. Et kas need on need taimed, mis meie ees on? Jaa, Vilma, sul on täiesti õigus. Nüüd on ju paras aeg vaadata, mis nendest taimedest sai. See nobedate näppudega poiss ju pookis tomatit ja sinna jäi päris ilusad oksakesed külge ja ongi kasvama läinud. Vaata, Vilma, kasvavad ju, näe, sinu punase sildiga potis sinu nimega sort ju nii ilusasti juba õrsed välja ajanud. No ega sinu, Veenus, sinu potis kehvemad taimed ei ole, mõlemad on läinud kasvama. No, saame näha, kas sinna vilju ka ükskord tulema hakkab.